See kõik juhtus eelmine aasta novembris. Mul olid meeletud külmavärinad. Mu nägu oli täiesti paistes, vett täis. Ma hakkasin oksele, kiirabisse. Mul ei olnud julgust helistada. GHB ehk rahvakeeli korgijook on narkootikum, mis oma toimeainelt on sarnane alkoholiga. See lõõgastab meeli ja muudab inimese rõõmsamaks ning julgemaks. Meelelahutuse kõrval on GHB tuntud ka vägistamisrohuna. Piisab poolest kuni korgitäiest vedelikust, et inimene kaotaks kontrolli oma keha üle. See kõik juhtus eelmine aasta novembris. Otsustasime sõbrannaga ühel õhtul peole minna. Ja kuna mul oli selja taga pikk koolipäev, siis tegelikult ma alkoholi sel päeval ei joonudki. Ma hoopis otsustasin juua klaasi vett. Tagantjärgi mõeldes siis see klaas ei olnud mitte kordagi nii-öelda kuskil ääre peal. Ja ühel hetkel siis telefon kukkus pükstäärte vahelt maha. Ja ma hakkasin kumardama, et võtta seda ja mul kadus nagu pilt täiesti eest ära. Püsti tõuses ma sain aru, et kõik ei ole hästi. Ma pean kohe koju minema. Kuna ma silmapilselt olin oma sõbranna täiesti kaotanud sinna inimeste vahele, siis ma olin üksi. Mu selja taga siis üks meesterahvas. Ja siis tema juhatajaski mind sinna diivani peale istuma ja sel hetkel ma tundsin, kuidas mu keha lihtsalt ei kontrollinud ennast enam. Ma hakkasin oksele. Seal diivanil siis? Ja ma hakkasin seal diivanil oksele. Mul oli nagu alguses meeletult piinlik, siis ma mõtlesin, et okei, ma ei näe neid inimesi enam niikuinii mitte kunagi. Ja mul on nii halb olla, et ainus, mida mul on hetkel vaja takso kutsuda, et ma saaksin ruttu koju, sest ma tegelikult ju ei teadnud, mida ma saanud olen selle veega. GHB puhul ongi see 3–7 milliliitrit ja seda tuleb väga-väga täpselt doseerida. Aga kui ta üle doseerida, siis ongi see, kus on ta siis see kurikuulus tema nii-öelda staatus tulnud, et teda siis tuntakse siis vägistamisrohu ja siukse isegi tapmisrohuna, mis tähendab, et inimene täiesti kaotab teadvuse, uinub, pluss tema üks väga halb siukene kaasnähtus on iiveldus, oksendamine, et surmajuhtumid sageli tulevad sellest, et inimene lihtsalt lämbub oma oksesse. Kellegi joogi sisse panna loomulikult mitte ühtegi ainet ei tohi ja siin isegi ei ole küsimus GHB-s, et siin on samamoodi küsimus ka alkoholis, et ka kui teine inimene alkoholi ei taha, siis tegelikult talle seda ka salaja joogi sisse, on see siis karastusjook või mahl, panna ei tohi. Mu telefon oli mu kõrval, seal samas diivani peal ja ma ei suutnud võtta telefoni kätte, et panna seda koodi. Ja võõras inimene võttis mu telefoni ja helistas mu sõbrannale. Mu sõbrannad oli kohe kohale ja sõbranna tellis takso. Takso viis mind koju maja ette, et välisukseni jõuda oli kuskil 10 trepiastet. 5. trepiastme peal ma ütlesin sõbrannale, et ma teen väikse uinaku. Aga siis ma võtsin kogu jõu kokku ja roomasin selle 5 trepiastet veel üles. Ma jõudsin koju. Mul olid meeletud külmavärinad. Aluks läksin teki alla ja ma tundsin, et nagu sellest ei ole mitte mingit kasu. Siis ma läksin sooja duši alla. Ma tegelikult ei olnud võimeline võtma neid riideid seljast ära. Ehk siis ma käisin pintsakuga duši all. Ma olin seal duši all ja lihtsalt mul ei hakanud ega hakanud soem. Aga kiirabisse mul ei olnud julgust helistada. Aga ma mõtlesin, et jälle see üks loll noor, kes helistab, et sai korgijooki ja nüüd on kiirabi vaja. No tegelikult ikkagi, et kõigepealt tuleks teha see kõne 112, anda teada, et mis on juhtunud ja siis tegelikult juba juhtimiskeskus saadab kohale politsei ja kiirabi. GHB kuritarvitamise kohta puudub Eestis täpne statistika. Mistap on keeruline öelda, kas ajaga on probleem süvenenud. Inglismaal korraldatud uuring näitas, et 12,6% küsitletutest olid saanud peo käigus korgijooki.
kuid vaid 8% neist teatasid sellest politseile või meedikule. Hommikul tegid silmad lahti ja Hommikul tegin silmad lahti, vaatasin peeglisse ja mõtlesin, et see ei ole mina. Mu nägu oli täiesti paistes, vett täis. Ma mõtlesin, et nüüd on aeg minna haiglasse. Ühel hetkel võeti mind jutule ja anti 2 tabletikest mille vastu? liveldamise vastu. Seal sa rääkisid, et see võis korgiauk olla, kas midagi saab teha, tuvastada? Ja mulle öeldi, et see läheb lihtsalt kehast väga kiiresti välja. GHB puhul on see, et see organismis püsib see aine ikka väga-väga vähem kui 12 tundi ja tegelikult teaduskirjandus ütleb, et osad juhud on isegi 4-5 tundi. Kas sa politseisse pöördusid, avalduse tegid? Ei pöördunud. Ja võib-olla see ongi see, mida võib-olla oleks pidanud tegema. Aga sel hetkel ma tundsin kuskil nädal aega hiljem, et ma ei taha sellega tegeleda. Jah, see on tavapärane, et inimesed tunnevad piinlikkust, aga midagi ei ole teha, et isegi kui selle konkreetse kannatanu nii-öelda lugu on läinud, siis tema teavitus on ikkagi meie jaoks väga oluline, sellepärast et me tänu tema teavitusele võime päästa väga palju teisi tulevasi ohvreid. Politsei sõnul manustati Eestis 90-ndatel GHB-d peamiselt meestele, et neid röövida. Ajaga on muutunud GHB aga vägistamisrohuks, mille peamisteks ohvriteks on naised. Vägistamise puhul on niikuinii juba kuritegu olemas, et siin me ei pea tõendama enam kuritegu, et siis me otsime seda konkreetset vägistajat ja ta saab selle vägistamise eest karistada nii ehk naa. Teeme nüüd aga ise katse. Kui suur on tõenäosus, et peohoos satub GHB joogi sisse? Eksperimendi korras ostame ühel peol paarist joogi, mille jätame naisterahva kõrval baariletile. Mõnekümne minuti pärast võtame joogist proovi. Seejärel testime saadud vedelikku GHB testritega, mille leidsime interneti avarustest. Võtta on vaja vaid paar tilka ja panna need märgitud alale. GHB sisaldumise korral peaks tester värvuma siniseks. Meie katse puhul ei värvunud testrid üldse. Muidugi nende ribatestide ja sellistega on alati see selline auk, mis on nii ja naa, aga jah, pigem kui ta juba näitab, et on tarvitatud, siis on see kindlasti tarvitatud. Kui inimestel raha on ja tahtmist on, nad võivad testida, aga nad selles mõttes tõenduslikku väärtust ei oma. Kuigi politsei tegeleb mustal turul äritsejatega ja regulaarsete tilgutajate leidmisega, jääb ohvrile juhtunust oma jälg. Mul olid jalas täpselt need samad püksid, mis ma täna olen ka siia kaasa võtnud. Ma ei ole suutnud neid püksed tänaseni jalga panna. Need on sul olemas? Jah, need on mul olemas. Ootavad kapis oma aega.